tere! Formsis võime teha küsitlusega niimoodi, et kasutajal on valik, et kas ta vastab näiteks eesti keeles või siis vastab vene keeles. Need jaotusi võib teha ka teistmoodi, et esimeses osas küsime klienditeeninduse kohta, teises osas küsime näiteks millegi muu kohta. Ma annan talle pealkirja Formsi test. Siin võiks olla ka väikene kirjeldus juures, mida siis näidatakse kasutajatele alguseks ja esimese küsimusena küsime tema käest, mis keeles soovite vastata, kas siis eesti keeles või vene keeles. Ja hetkel ma ei saa siin, ta on kindlasti nõutav, aga ma ei saa siin veel kasutada neid harjudeks jagamist, kuna mul siin ei ole veel tehtud jaotist. Nii, teeme jaotise. Teine osa tuleb siis vene keeles, mida võime tõlkida. Hea oleks panna kohe vene keelde, et kust on Google'i tõlget. Ruski. Nüüd on ainus asi see, et kuidas saada suur vene täht. Hea oleks, kui oleks mul mõni tuttav, kes valdab vabalt vene keelt ja kirjutaks selle minu eest. B-täht oli vist, on Eesti klaviatuuris G. Nii, olemas. Väga hea. Lähen tagasi eesti keele peale. Nii, siis hakkan tegema küsimusi. Hetkel teeb ta vene keele alla küsimusi, aga sellest ei ole midagi. Me saame neid tõsta ja liigutada. Näiteks palun anda hinnangu Forbesile. Forbesi. Nii, ta saab siis hinnata 5 pallisüsteemis ja ma teen selle kohustuslikuks. Nii, see tuleb nüüd siia eesti keele alla, jaotisse 1 hetkel. Ja jaotisse 2. Nüüd saaksin juba hakata neid harjusid lisama. Et kui kasutaja valib vene keele, siis ma suunan ta jaotisse Boruski. Aga eesti keeles liigub ta siin lihtsalt siin edasi. Ja lähme ülevalt tagasi. Nii. Nüüd teeme näiteks selle sama hinnangu küsimuse, kus ma palun tal hinnata Forbesi. Kasutan siis hetkel Google'i tõlget. Loodetavasti see on korrektses vene keeles. Nii. See küsimus on nüüd jaotises 2. Ja samuti nõutud. Põhimõtteliselt me peaksime sünkroonima siis kõiki neid küsimusi, mis meil on siin eestikeelses versioonis, ka venekeelsesse versiooni. Nii. Mõistlik oleks kõigepealt teha eestikeelsed küsimused valmis ja siis hiljem teha venekeelsed.
sest et muidu ta hakkab neid küsimusi mul moodustama sinna, kuhu ma teda viimati tegin, millisesse jaotisesse ma viimati tegin. Et liiga palju ei peaks siin nihutama teda, siis oleks mõistlik teha kõigepealt eesti keeles need küsimused kõik valmis. Ja siin palun tal näiteks tooge välja Formsi plussid ja kasutaja saab siis vaba vastusena neid siin välja tuua. Ning me võime tal võimaldada ka pikka vastust, et ta saab ikka siia pikemalt kirjutada. Ja selle ma panen hetkel ka nõutavaks. Ja kui ma nüüd oletan, et mul ongi 3 küsimust ainult ja sellega eestikeelne osa lõpeb, siis lisan siia haru ja kui on ta selle lõpetanud, siis ta liigub vormi lõppu. Sellega on kõik. Muidu juhtub selline asi, et kui ta siin on eesti keeles lõpetanud, siis ta peab liikuma edasi venekeelsesse nagu sunniviisiliselt ja ta ei saagi oma vastuseid ära saata meile. Nii. Nüüd on vorm lõpetatud ja saame minna testima, et kuidas see töötab. Kui ma valin eesti keeles, siis mulle tulevad need küsimused siia ette. Esitan, tänab vastuse eest ja sellega on lõppenud. Kui aga kasutaja valib vene keeles, üks on eelvaade sees, nii vene keeles, siis hetkel mul oli seal ainult üks küsimus, kui ta on sellele vastanud, eestikeelset ta ei näe enam, esitab ja ongi vastused olemas. See oli siis lühitutvustus, kuidas tehakse jaotisi.